Kunagi ei ole Pärnumaal olnud eesmärk lennujaam iseenesest. Et see on nüüd see monument, mis poliitikud valmis ehitavad ja siis lõikame lindi ära ja kõik on nagu valmis. Kaugel sellest. Lennujaam on vahend millegi saavutamiseks ja tegelikult heas mõttes võib kõlada küll küüniliselt, aga mulle tundub, et tegelikult riik kiirete ühenduste kontekstis on Pärnumaa ees võlgu. Selle piirkonna ees võlgu, sest investeeritud on palju. Need summad on väga suured, on võetud riske, aga mis ei tule mitte kuidagi järgi. Meie kui turismi sihtkoha arengu mõttes on kiired ühendused ja lennujaam on minu arvates täna just see, mida me siin 10-15 aasta perspektiivis vajame, sest alati räägitakse valgest laevast Rail Balticust, mis tuleb ja lahendab kõik meie probleemid, aga tegelikult see ju nii ei ole, sest need turud, kust täna kliendid meieni jõuavad, on mujal, need ei ole otseselt Rail Balticu trassikoridoril. Ja me peame leidma lahenduse, et see piirkond elaks, areneks, saaks juurde investeeringuid ja tervikuna elujõudu. Ja ma arvan, et just nimelt need õhkutõusud ja maandumised on teemad, õhuvärav on see, mida me vajame. Küsimus on ju tegelikult selles, et me peame saavutama nendele investeeringutele, mis Pärnumaale juba on tehtud, lisandväärtust ja olgem ausad, Auto24 on natukene sellise, mitte alati ilmselt siseturismile mõeldud, seda näidanud Porsche konkreetne tehing ringrajaga, seda on renditud, kahjuks täna on see katkenud, kuna just nimelt see kliendi sihtgrupp ei pea võimalikuks tulla siia kuidagi väga palju aega kulutades. Ja see ongi võtmeküsimus, et kliendi ootused on muutunud, uued põlvkonnad tulevad peale, nende elustandard on teistsugune kui 90-ndatel see oli või nendel põlvkondadel, kes alustasid siin käimist. Meie keskkond, elatustase, hinnatase on muutunud ja me peame ajaga kaasas käima, teisiti ei ole võimalik ellu jääda. Me teame, et kõige suurem kontingent on ikkagi seotud Soomega. Me tahame vallutada Rootsi turgu. Me teame, et meil on suured võimalused näiteks ka golfi kontekstis, kus meil on tehtud suuri investeeringuid ja äratatud on huvi, seal turul on käidud, huvilised on, nad tahaksid tulla siia mängima, aga kui sa lähed ettevõtjana sinna rääkima, et tulge meile spaasse või golfi mängima või Lottemaale või Auto24 ringile, siis järgmine küsimus on, kuidas teie juurde saab. Ja kui Kesk-Rootsi kliendile pead sa vastama, et tulge laevaga, sõitke bussiga, lennake võib-olla ka lennukiga, aga teil kulub selleks 6-7 tundi, siis kahjuks see plaan ei tööta ja see turundusraha maha oisad.